Eelmises loengus saime teada, mis on transistori vooluvõimendustegur beeta. Selles loengus mõõdame vooluvõimendustegurit multimeetriga ja koostame hästi lihtsa transistorvõimendi. Transistori vooluvõimendusteguri mõõtmiseks on multimeetri ümberlüliti asend HFE ja kollases ringis paiknevad kontaktid. HFE ja beeta on sisuliselt natuke erinevad, aga praktikas peetakse neid võrdseks. Vooluvõimendusteguri mõõtmiseks keerame ümberlüliti asendisse HFE. Kontaktide ringis on eraldi kontaktid NPN ja PNP transistori jaoks. Eelnevalt tuleb andmelehest järgi vaadata, missugune väljaviik on kollektor, baas ja emitter ning pista transistori jalad kontaktidesse E, B ja C. Korraliku kontakti saamiseks tuleb transistori õrnalt suruda, seni kuni näit mõistlikuks ja stabiilseks muutub. Selle transistori vooluvõimendustegur on umbes 600. PNP transistori jaoks on teised augud, aga ikka tuleb teda paraja jõuga paika suruda. Selle transistori beeta on ligi 330. Koostame hästi lihtsa skeemi üheainsa NPN transistoriga. Transistori baasi ja toite plussi külge paneme lühikesed traadijupid. Kui neid traate käega puudutada, siis valgusdiood süttib, sest transistori baasi vooluks on inimkeha läbiv vool. Mõõdame oma keha takistust. Selleks keerame multimeetri ümberlüliti megaoomide asendisse. Näit sõltub sellest, kas puudutada testri otsi 2 või 1 käega või et kas käed on niisked või kuivad. Teeme umbkaudse arvutuse. Transistori baasi ja emitteri vaheline pinge on umbes 0,7 volti. Seega baasi ja toite plussi vaheline pinge on umbes 5 volti. Kui inimese takistus on umbes pool megaoomi, siis voolutugevus läbi inimkeha on 10 mikroamprit. See voolutugevus võimendub beeta korda. Kui beeta on umbes 300, siis on tulemuseks 3 milliamprit, mis on valgusdioodi süttimiseks täiesti piisav. Niisugune skeem on ka üks lihtne ja käepärane meetod transistori korrasoleku kontrollimiseks. Kahe transistoriga võimendis on vooluvõimendusteguriks mõlema transistori beetade korrutis ehk umbes 500 000. Nüüd süttib valgusdiood juba igal puudutusel.
aga 3 transistoriga võimendi on juba nii tundlik, et tunneb elektrijuhtmes olevat vahelduvvoolu. Selles loengus mõõtsime transistori vooluvõimendustegurit ja koostasime lihtsa transistorvõimendi.